Saadet toetab Pahv. Pressisektor. Tere, alustab Postimehe spordisaade Pressisektor. Nagu näete, oleme nüüd neljapäeva asemel eetris esmaspäeval. Ikka selleks, et rääkida Eesti ja maailma tippspordist nii, nagu meile seda teha meeldib. Pressisektoris on koha sisse võtnud Postimehe spordiajakirjanikud Jarmo Jaagomägi ja mina Ott Järvela. Meie teemad on olemas, saatejuhid on ka olemas, järelikult me alustame. Staar. Tennise Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste meeste üksikmängu finaal kestis 330 minutit ning lõppes Carlos Alcarazi 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 võiduga maailma esireketi Jannik Sinneri üle. Olgu öeldud, Sinneril oli kolmandas setis kasutada 3 meistrivõistluste palli, matšpalli, mis oleks toonud talle tiitli. Alcaraz päästis need kõik, murdis servi tagasi ja tuli siis lõppkokkuvõttes Prantsusmaa lahtiste võitjaks. Fantastiline finaal, mis kestis pikalt, mille käigus oli inimestel aega mõelda. Ja otse loomulikult sellistel hetkedel hakatakse esitama küsimusi. Küsimus, mis kõlas tegelikult kõige rohkem ja mida ka täna me vaatame rahvusvahelist spordimeediat, mis kõlab endiselt. Kas see oli nüüd kõige vägevam meeste tennisematš? See käib täpselt nii vaatenurga järgi, et kas räägitakse sellest, kas Michael Jordan on aegade parim ja nii edasi, et eks siin on põlvkondadel erinevad arvamused ka, oleneb emotsioonide hetkest, osad on värskemad, osad nagu tuhmavad emotsioonid, aga mulle jäi silma Mats Vilanderi, ehk siis endise tippmängija arvamus, kes siis ütles, et Federer ja Nadal on ka mänginud French Openi ilusaid finaale, aga midagi sellist taset ei ole varem nagu näinud, et see tempo, millega need kaks ikkagi veel noor meest mängisid seda tennist, et see oli vähemalt tema silmis küll läbi aegade parim tennis, isegi võib-olla mitte ainult siis nagu selle turniiri kontekstis, ehk siis nagu seal on nagu neid argumente küll, millega žonglöörida. No, aga see on ka loogiline, sellepärast, et oleme ausad, sportlaste atleetlikkus tegelikult ikkagi kogu aeg üha paraneb. See on täiesti vältimatu protsess ja ka loogiline, sellepärast, et kui tulevad uued teaduslikud nipid, ka varustus läheb paremaks, kõik teadmisi tuleb juurde ja seeläbi sportlased muutuvad tegelikult tugevamaks. Mitte tingimata osavamaks, aga kindlasti ka tugevamaks. Ja seetõttu jah, see tempo saabki olla kõrgem. Aga nüüd ma hakkan mõtlema, et kas kõigi aegade mäng saab olla mäng, mida varem sellises väga suures finaalis, vähemalt niimoodi, et see meelde jääks, ei ole mängitud. Et kui Rafael Nadal ja Roger Federer 2008 Wimbledonis mängisid, vist seal veidikene alla 5 tunni, aga Wimbledonis üle 5 tunni ei saagi, sellepärast et muru peal pallivahetused ei kesta nii kaua. Et siis tolleks hetkeks see Federer Nadal vastaseis oli juba ikka mitu aastat püsti olnud ja ta sellepärast tekitas sellist ažiotaaži rohkem. Nende kahe legendi see, omavaheline rivaliteet, nende siis isiksuste põrkumised teineteisel kõik juba kerinud, aga samas praegusel ajal räägitakse juba vaikselt Alcaraz ja Sinneri duellist, kuigi see veel ei ole kaugeltki mitte haripunkti lähedal, aga seal see aines on olemas. Ja olgem ausalt, võib-olla kui Vilander seda mängu seal kommenteeris või vaatas lähedalt ka, et siis tal see emotsioon oli kohe värske ja selline tugev. Kindlasti jah, John McEnroe varem peeti Wimbledoni kõigi aegade mänguks 1980 John McEnroe Björn Borg finaali Wimbledonis. Ja mees, kes ütles 2008 finaali järel, et nüüd sellest 28 aastat varem mängitud finaalis see nüüd oli parem, oli John McEnroe ise. Nii et eks see, kes neid hinnanguid annab, seal on emotsioonidel väga oluline osa, aga kahtlemata see Alcaraz-Sinner duell oli praegu ka meeste tipptennise jaoks väga vajalik asi. Ja see finaal oli nüüd meeste tennise jaoks suurepärane reklaam, sest olukorras, kus Federer lõpetas paar aastat tagasi, Nadal lõpetas mullu, Andy Murray lõpetas tunamullu, kui ma õigesti mäletan, ja Novak Djokovic küll veel proovib, aga nägime poolfinaali, siis Sinnerile ta vastu ei saanud, kaotas 3 setis tegelikult. Et see, et Novak Djokovic poolfinaali jõuab, see on päris hea saavutus, aga tema puhul on see õnnestumine hoopis kõrgemal. Et tegelikult meeste tennisel oleks ju vaja kohe, et oleks selline uus suur duell olemas ja paistab, et see on ikka nagu mega kiirelt on see asemele tulnud Alcaraz-Sinneri duell praegu. See võib kõlada nagu loosungiga ka veel, see vajab veel natuke kinnitamist, aga öeldi ju ka, et uus ajastu on käes, sellest on juba enne ka räägitud, aga fakt on see, et enne eilset siis ei olnud meeste üksikmängu Prantsusmaa lahtistel kunagi olnud 2 mängijat, kes on sünniaasta 2000+, ehk siis nüüd on see piir ka nii-öelda ületatud ja kui siin natuke veel nüüd lähiajaloos surkida, siis tegelikult vaatasin, et 6 viimast lämmi on
ongi Alcaraz ja Sinner omavahel ära jaganud, et tegelikult seal on neil ikkagi juba meeletu stabiilsus tekkinud. Okei, neil pole alati finaalis vastamisi läinud, aga seal on olnud, ütleme, et nemad on alati seal kohal olnud ja see on juba ikkagi mingisugune märk. Ei no selle statistika põhjal me võime ikkagi juba hakata rääkima mingisugusest ajastust, et natukene aastakene äkki veel ja kui nad siin nüüd järgmisest 3-4 lämmist saavad ka 2 peale 2-3 tükki kätte, siis me saame hakata juba rääkima nagu nende ajastust, nagu alguses oli ka Federer Nadal ajastu. Aga see näitab muidugi ka seda, et kuivõrd võimas on tennise kui spordiala taastootmisvõime. Et niivõrd kiiresti suudeti valmis teha uued vägevad kujud, kes võtavad need staari rollid üle ja selliseid staare on spordialal vaja. Eriti tennisel, mis on globaalne ala, mille ka see, ütleme, kommertsvõimekus sõltub tegelikult sellest külgetõmbejõust. Ja selle jaoks omakorda on vaja staare. Jah, ja nemad on, ütleme, nüüd nad on juba stabiilsusega natuke kanda kinnitanud ka, et ütleme, et siin Djokovic hakkab ära vajuma, Zverev, Medvedev on siin vahepeal nagu teinud, aga nemad on väga ebastabiilsed. Ma ei tea, siin olid Norrakutid, Ruud ja Rune vahepeal tundus, et äkki nemad siia tulevad, aga nemad ei ole suutnud nagu tippu püsima jääda. Tsitsipas on üldse kuhugi tahapoole ära kadunud, et võib-olla Alcaraz... Keegi pole nagu jäänud sinna üles tasemele tegelikult, et kus nagu olid, vaata, Federer, Nadal, Djokovic, Kamari olid ju pikalt. Keegi peale Sinneri ja Alcarazi pole praegu suutnud siin üles jääda. Jah, ja nüüd tuleb hakata vaikselt nüüd ajalooraamatuid ka lappama, sest vaatasin siin üle, et Alcarazil on nüüd 5 suure slam'i tiitlit, 22-selt oli täpselt sama palju ka Nadalil, 1 rohkem oli Björn Borgil 22-selt, aga ütleme nii, et Alcarazil on veel 2 turniiri aega ka, et kas siis jõuda Borgiga samale reale või siis isegi mööda minna, et siin ütleme, et päris äge aeg selles mõttes, jah. Ja meeste tennisel kahtlemata, just nimelt see finaal andis kõvasti hoogu juurde nüüd tervele meeste tipptennisele järgnevaks paariks aastaks. Krahh. Tänane pressisektori saade ongi üpris jalgpalli rohkem. Nädala krahhi teemas ei räägi me aga väljakul aset leidnust, vaid räägime siis spordipoliitikast, sellepärast et eelmisel nädalal külastas Eestit Iisraeli jalgpallikoondised pidada Eesti koondisega üks maailmameistrivõistluste valikmäng. Nagu me teame, lõppes 1-3 kaotusega, sellest me räägime saates veel hiljem, aga praegu võtame teemaks Iisraeli koondise kapteni Eli Dasa neljapäevased sõnad pressikonverentsil. Kui küsisin tema käest, kas ta peab eetiliseks seda, et ta on mänginud 3 hooaega Moskva Dinamos ehk Venemaa kõrgliiga klubis olukorras, kus Venemaa tapab süütuid Ukraina inimesi, vastas Eli Dasa mulle niimoodi. Pean end eetiliseks inimeseks, olen väga tänulik Venemaal jalgpallurina veedetud aastate eest. Mind koheldi seal kui jalgpallurit ja kenasti kui inimest. Lõpuks ei puuduta see poliitilisi asju. Pean seisma silmitsi ka olukorraga, kus esitatakse küsimusi Iisraelis mängimise kohta. Mina tulen Iisraelist ja olen uhke, et mängin iisraellasena Venemaal. Olen tänulik oma klubile, et nad on kohelnud mind kui suurepärast sportlast. See on kõik, liigume edasi järgmise küsimuse juurde. See mees liitus selle Moskva klubiga 2022 septembris ehk siis pool aastat umbes pärast sõja algust, ehk siis see näitab, et tal on alguses peal olnud sügavalt savi või siis ütleme nii, et ta maksti nii räigelt kinni, aga selles mõttes see on selline järjekordne kole lugu, mis näitab inimese kohta nii mõndagi, et minu teadmistel nagu juudid ja venelased ei ole ajalooliselt ka väga hästi läbi saanud, et seda enam juba selline konfliktne situatsioon ja ta vist siin ütles pärast mängu ka, et tal endal on kodus sõda käinud siin 1,5 aastat, need on väga rasked ajad olnud, me tahame oma rahvast rõõmustada jalgpalliga, aga siis ise ta teenib samal ajal sõjamasinat, mis inimesi hävitab ja tapab Ukrainas, et see on selline väga kahepalgeline. See on väga huvitav, et Iisrael ja Venemaa nagu sõjaküsimustes justkui satuksid nagu mingil hetkel samasse paati, et nad peaksid olema ikka väga erinevates paatides hetkel on ju. Aga nojah, muidugi see oli sigadus, mis ta ütles. Ja see näitab, et tegemist moraalne mölakas, on ju. Ei ole üllatav selles mõttes, et selliseid tegelasi on spordis väga palju teisigi. Küll aga mis natukene üllatas mind oli see, et kui ma selle küsimuse esitasin, üks lihas ka tal näos ei liikunud selle pressikonverentsil, et oli, ma arvan, näha 2 asja. Esiteks, et äkki ta on ka varem konkreetselt sellele küsimusele vastanud, selle kohta mul infot küll ei ole, küll aga mida ma järeldasin ja mis ma arvan peab paika on see, et Iisraeli sportlased tulenevalt nende riigi ajalooliselt keerulisest julgeolekupositsioonist ongi harjunud
vastama väga ebamugavatele, nende jaoks ka ebamugavatele küsimustele. Mulle tuleb meelde, et kui märtsis mängisime Iisraeliga võõrsil, siis küsisin nende peatreeneri käest selle kohta, et nad on sunnitud mängima neutraalsel väljakul, ka täiesti nagu emotsioonitu vastus. Ehk et elu on neid Iisraeli sportlasi ja sporditegelasi treeninud ka sellisteks vastusteks. No ja mõned ütleme, sportlased või tipptegijad üldse ongi sellised, kes on endale mingisuguse, ma ei tea, stamp vastuse näiteks selliseks olukordadeks pähe õppinud ja selle järgi nad talitavad ka, et võib-olla seal ei ole nende siira mõtlemisega midagi pistmist, aga tema müüs selle siis niimoodi maha. Ja, aga samas see Eli Dassa, Iisraeli koondise kapteni vastus näitab ka seda suhtumist, millega tegelikult Eesti spordiametnikud pärast sõja algust on pidanud ju spordimaailmas tegutsedes, toimetades kogu aeg kokku põrkama, proovides teha selgitustööd, et olukord on tegelikult selline ja niivõrd tõsine, siis neile tulebki vastu selline suhtumine, mis on niimoodi, et nagu räägi nagu seinaga. See on kahjuks paratamatu ka ja üha rohkem seda sõjateemat siis hakkab ära kaduma või pildist maa tulema ja kui ma õigesti aru sain, siis Dassat mindi ka hotelli otsima, seal liiklus kaks versiooni, et siis meie ametivõimud tahtsid temaga suhelda, et üks versioon oli see, et Dassa oli juba trenni ära läinud, Iisraeli meedia versioon oli see, et Eesti politsei olevat siis öelnud Iisraeli inimestele, et las ta ollagi parem vaikselt siin hotellitoas ja hoidku madalat profiili, et ma ei tea, kumb see õige on, aga Sokkernetist niimoodi lugesin. Küll aga oli siis Eesti koondise toetajate poolt mänguks valmistatud plakat, kus oli Dassa perekonnanime D-tähe sisse tehtud Moskva Dinamo lugu ja siis see plakat veel, ütleme, seal oli ka verd kujutatud, et verine raha, see kästi UEFA ametnike poolt mängu keskel maha võtta. Ma ütleks, et see plakat oli päris andekas, ja et see poole aegi kestis ja seepärast, et nii see oli paratamatu, et see maha võetakse, aga vähemalt see oli ütleme kõnekas plakat. Ma mõtlen huvitav, mida teeksid UEFA ametnikud siis, kui pandaks üles sama plakat, mis oli siis, kui Kiievi Dinamoga oli see sõprusmäng Floral vist on ju, 2022 kevadel, kus Putinilt oli peast nagu kuul juba läbi lennanud, et selline pilt oli ja huvitav jah, see oleks väga huvitav näha. Reibas rõõm. Pressisektori rõõmurubriigis on põhjust rääkida autorallist. Ott Tänakul küll ei õnnestunud võita Sardiinia MM-rallit, aga sealt saavutatud punktide toel ja teiste sõitjate saatuse kaasabil on olukord nüüd säärane, et Ott Tänak kaotab autoralli MM-sarja 6. etapi järel liidrile Elvin Evansile 25 punktiga. Tuletame meelde, 2 rallit tagasi, pärast 4. etappi Keenias enne Portugali rallit oli Evans edu Tänaku ees 52 punkti. Tänak on tiitliheitluses tagasi. Igal juhul ja kuigi Tänak ei ole neid etappe võitnud, siis tegelikult on ta sisuliselt ikkagi põhimõtteliselt võidumees, sellepärast et Sebastian Ogier on nüüd küll palju osalenud, aga tema ikkagi täishooaega kaasa ei tee. Oled sa kindel? No, nüüd jälle tõmmati see teema pärast rallit üles. Kreekasse läheb? Ja, Kreekasse läheb. Eestisse tuleb? Ei, see veel ei ole teada. Ühesõnaga ta pidi täpselt 7 rallil kaasa tegema, praegu peaks 5 tulema, aga ta ütles ka, kui ta küsiti, et minu väike pisipoeg on tähtsam kui 9 tiitel, vähemalt praegu ta seda ütles, eelmine aasta ka need mõtted muutusid, aga praegu elame selle teadmise järgi. Aga jah, igal juhul Tänak on seal asjas sees, kuigi seal ralli nädalavahetusel on jälle need päris naljakas on kohati kuulata, kui see katse lõpus Tänakul tulevad fraasid stiilis, et ma istuks nagu igal hommikul uud autosse, millega ma kunagi sõitnud ei ole. Ma olen selle autoga tohutult hädas ja kõik nii edasi, et selles mõttes seda ka arvesse võttes on see tulemus ikkagi ülikõva. Et see näitab siis seda, et tegelikult kuivõrd kõva sõitja Tänak praegu on olnud, et ta on nüüd suutnud selle Hyundai äkki ikkagi mingil määral enda tahte järgi sõitma panna, kuigi ta kurdab selle üle, et ilmselt tal on meeles mingi oma need suurepärased ajad Toyotas, kus tal kõik tõesti toimis nii nagu aja, kui ta maailmameistriks tuli. No ütleme nii, et ega ta ennast mugavalt ei tunne, aga ta on õppinud ennast siis ebamugavus olukorras siis enam-vähem tundma, et tuleb välja. Teistpidi seal on nagu natuke see risk ka sees võib-olla, et ikkagi pingutab päris sellisel viimasel riski piiril, võib-olla isegi kohati natuke üle selle, et ta siin katsete lõpus on öelnud ka, et siin oli päris mitu momenti, ehk ta on päris riski piiril praegu, aga õnneks ta on nüüd saanud selle vahe liidri ka ja lähimate konkurentidega nii väikseks, et ta ei pea nüüd tingimata igal etapil enam makaroni hinnast välja sõitma, et siin on nüüd väike selline puhver tekkinud, kus ta saab hakata nüüd ka natuke mõistlikumat äkki võtma. Ja minust oluline on nüüd see, et kui me meenutame eelmist hooaega, siis umbes sarnases hooaja faasis oli olukord säärane, kus Thierry Neuville
meeskonnakaaslane oli Tänakust ikkagi selgelt eespool, mis oleme ausad ja nagu me tagantjärele ka mäletame, paaris olukorras ikkagi selline asi hakkab mõjutama, sellepärast et autoralli on ka võistkonnasport, mitte ainult individuaalsport. Ehk et praegu seda muret, et Tänakul oleks mingisugune tiimisisene pinge, et ära Neuvilliga liialt palju madista, seda nüüd ei ole. See on 1+ võrreldes eelmise hooajaga. Need rollid ongi põhimõtteliselt nagu täpselt vastupidi, ehk siis nüüd Neuvill peab hakkama rohkem riskima, tema on see, kes peab siit midagi hakkama nüüd kuskilt vägisi kätte saama, sest tal on siit läinud ju mitu etappi aia taha, kuigi nagu kiirust iseenesest on. See valideerib ka seda natuke, et see, mis me pärast siit Kanaaria rääkisime, et kui Kanaaride kiirel asfaldil see Hyundai ei toiminud absoluutselt, siis nüüd Kruusal, nagu nad ise lubasid ka, siis see auto tegelikult toimib paremini või siis neid kitsaskohti lihtsam ära peita, nagu Tänak on ka öelnud, et tegelikult see auto nagu selles mõttes vähemalt toimib ja sellega saab konkureerida. Kuivõrd palju on see, et Evansi tulemused on olnud nii Portugalis kui ka nüüd Sardiinias kehvemad? Kuivõrd palju on see olnud seotud tema stardipositsiooniga reedesel päeval, kus ta MM-sarja liidrina peab minema esimesena teed puhastama? No, ma arvan, et see on päris suurel määral esiteks sellepärast, et ta ongi täitsa nagu uues rollis, ta pole seda varem pidanud tegema. Seda tegelikult näitavad Rovanpera ja Ogier, kes selja tagant tulevad, et tegelikult see stardikoht võib-olla nii hull ei olegi. Et see, ütleme, et Evansil tegi endale suht korraliku vundamendi ära, aga samas viimased etapid on jäänud, et ta imemees ikkagi ei ole, et ta seal üksi selle tiiti peale ära kihutaks ja sinna statistika ka siis, et võimalikus 70 punktist ta võtnud 24 viimase ralliga ja ma ütleks, et Sardiinias oli tal ikkagi õnne ka selles osas, et siin osad konkurendid ära käkerdasid, et pigem ta kiiruselt oleks olnud 8, ehk siis sealt oleks punkte veel vähem tulnud. Ja? Kas kas loogika ütleb seda, et Evansi hoog ja minek on umbes samasugune ka Kreeka rallil juunikuu lõpus? See oht on olemas jah, et pigem ma näeks isegi praegu, et ohtlikumaks hakkab kerkima Rovanpera vaikselt, kes Sardiinia ralli eel juba rääkis, et ta ei saa absoluutselt selle ralliga hakkama, talle ei meeldi seal, talle ei meeldi need teed ja nii edasi, et temal läheb ainult kogu aeg ülesmäge, aga ta vist teenis lõpuks ikkagi rohkem punkte kui Tänak. Ja punkt rohkem, jah. Viimase päeval ta võitis 5+5 pluss siis seal kolmanda koha punktid. Ja nüüd mul veel üks küsimus, et 25 punkti on praegu Tänaku mahajäämus Evansist. Ütleme nii, et kui Evans just Akropolises ei katkesta, siis pigem ju Tänak temast mööda ei saa. Enne Eesti rallit ma mõtlen. Aga kas see on tegelikult Tänaku jaoks oleks ka hea, kui ta Eesti ralli jaoks ei oleks veel MM-sarja liider? Ma ütlen siis nii, et praegu on ideaalses positsioonis, ta jääb Rovanperast ja Ogierist natuke maha, aga ta saab minna 4. rajale Kreekas, mis on ka pigem selline, seal on laiemad teed kui Sardiinias, aga see on pigem selline aeglane ja tehnilisem ralli, aga natuke lihtsam, et praegu ta on ideaalses positsioonis. Sealt edasi ma ütleks, et enam ei ole mõtet neid punkte nagu niivõrd lugeda, et siis juba võtta nii palju kui laual on, et seal midagi enam arutada ei ole. Aga ütleme seal mingil hetkel Eesti ralliks või seal Soome kandiks võivad olla need, ütleme, et rivid juba päris sassi löödud küll, jah. Ja kokkuvõttes näitab see tegelikult ju praegu Tänaku ikkagi südikust ja tugevust, et ta on suutnud sellest olukorrast ennast välja rabeleda 52 punkti mahajäämust 4 ralliga. See oli päris räme ikkagi olukord ju. Ja ta ikkagi higistab ka selle nimel kõvasti ja olgem ausad, praegu ta teeb ikkagi väga head tööd ja ütleme nii, et siin midagi nuriseda küll ei ole. Paistab, et tal on ka nagu seda, kuidas öelda, me hindame muidugi täitsa niimoodi nagu unte pealt, sest me vaatame seda, mis ta räägib, seda, mis ta tegelikult tunneb, Ott Tänak vaevalt, et väga kellegile ütleb tegelikult on ju, aga nagu paistab, et tal see motivatsioon oleks nagu natukene teissugune kui siin eelmistel aastatel. Ma arvan, et tal hakkab endale ka natuke ajudele, et ta võib-olla siin ei ole väga lähedale saanud viimasel ajal ja ta teab, mis ta tase on, mida ta saavutada tahab, et tema ei sõida kindlasti selle hõbeda peale, et tundub natuke selline, kas nüüd või mitte kunagi. Morn Mure. Eesti meeste jalgpallikoondist ootab juba täna õhtul ees 4. kohtumine MM-valiksarjas, kui A. Le Coq Arenal minnakse circa 11 000 pealtvaate ees vastamisi Norraga, kes on Tallinnasse toonud ka oma suurimad staarid Erling Haalandi ja Martin Ödegaardi. Arvestades, et Norra reede õhtul alistas 4-kordse maailmameistri Itaalia, kes selle peale vallandas peatreeneri Luciano Spalletti, on kahtlemata Eesti meeskonda täna õhtul ootab väljakutse selle valiksarja üks keerulisemaid. Samas oleme ausad, ega mäng Norraga polnud juba loosimise hetkel säärane, kus nagu midagi loodeti, et see oli selline, et kui sealt õnnestub midagi saada, see oleks väga selge boonus. Samas
see reedeõhtune mäng Iisraeliga oli mäng, kust loodeti. Sealt lootis väga palju ka Eesti meeskond ise, aga kätte ei õnnestunud saada. 1-3 kaotus tuli Iisraelilt vastu võtta. No alustame siis positiivsest poolest ja klaas pool täis, et mina kui mitte ütleme süva jalgpalli jälgi ja süva jalgpalli eksperdina mulle iseenesest nagu meeldis, mida ma telekast nägin, et ma küll virisesin, et hilja hakkab, aga ma vaatasin üle pika otsast lõpuni ära, ootasin kommentaarid ka veel ära ja täitsa nagu selles mõttes nautisin, et oli täitsa nagu tore jalgpalliõhtu, mõlemalt poolt tegelikult mängiti täitsa nagu ilusat jalgpalli ka ja mis mulle eriti meeldis, oli näiteks eraldi Patrick Kristeli sekkumine. Nahaalne, osav, seal oli kõik seda vajalikku kombinatsiooni sees, mida nii-öelda silmale vaadates on hea vaadata, et see mulle meeldis ja üldpilt oli tervikuna ju äge, aga jah, siis ütleme nii, et seal hakkavad need nüansid mängima. Ja, ma tulen selle Kristeli juurde tagasi, ma väga kiidan Jürgen Henni selle eest, kuidas ta on Patrick Kristelit koondises valmis pannud. Patrick Kristel kutsuti koondisesse eelmise aasta juunis. Siis ta ma nägin, tassis pallikotti ja oli pingil. Siis septembris sai Rootsi vastu esimesed minutit mängu lõpus, seis oli 0-3. Siis sai veel Rootsi vastu mängu lõpus minutit ka 0-3 seisul. Korvpallis öeldes selle kohta vist prügiminutid oli. Tegelikult mäng oli tehtud, aga ta sai nuusutada. Siis oli mäng Slovakkiaga, enne seda oli mängud Aserbaidžaaniga, kus mängiti tulemuse peale. Seal Kristelit säästeti. Kuigi kusjuures isegi oli hääli, mis nõudsid, et pange ta nüüd peale. Aga ei, seal säästeti. Tuli mäng Slovakkiaga, kus punktipinget polnud kummalgi, seal 90 minutit, sai nagu sellist koondise jalgpalli tõsiselt tunda. Siis tegelikult nüüd märtsikuus Moldova mängus Kristal oli tulemas teise poole algusväljakul, aga siis Georg Palumets sai punase kaardi, plaan tuli ümber teha. Ja nüüd Iisraeli vastu ta toodi ja näha, et oli valmis. Ehk et tegelikult on teda rahulikult niimoodi sammu haaval pandud valmis selleks asjaks, sellepärast, et oleme ausad, ega Eesti koondis selles MM-valiksarjas ei mängi ju edasipääsu peale. See on algusest peale suhteliselt minu meelest nagu ikkagi selge olnud, et töö käib ülejärgmise aasta nimel, kui on EM-valiksari, kus on võimalik midagi saavutada. Ja Kristeliga ka, et praegu ei ole ju kiiret. Et on Henn teda pannud samm haaval valmis uuteks väljakutseteks. Ma pakun, et isegi et täna on väike valiku koht on, et kas ta on Norra vastu põhis või mitte. Ma arvan, et pigem ei ole. Pigem tuleb jälle vahetusest, aga see ei ole mingi mure, et tal on veel aega väga kõvasti. Ja see on minu meelest väga hea selline mäng ja manageerimine. Jah, see on põhiline, et seal väljakul ei põe, ei karda mitte midagi, ta toob elu sinna väljakule, lapse tuleb kõigil sisse, aga see on kuigi teistmoodi energia, mis võib-olla mõnes mängus on väga nagu kasulik. Ja ta on seda tüüpi ja säde, vaata, paneb nagu mängu. Aga nüüd jah, tulles selle Iisraeli mängu tulemuse juurde, selle üle, et mängupilt oli korralik, ma arvan, selle üle nagu keegi väga ei vaidle, et see oli korralik. Aga mida Jürgen Henn ütles mängu eel, et vaja on need napid kaotused ja tõi välja siis sügisel 2-0 kaotus Slovakkiale ja nüüd ka võõrsil kaotus Iisraelile 1-2, et on vaja õppida nendest sellistest mängudest ikkagi ka tulemus saama. Ja nüüd mängupilt oli küll parem kui ükskõik millises nendes kolmes eelnevas mängus, mida mainiti, aga tulemus oli paraku jällegi kaotus, sellepärast, et mingid eksimused, keskendumisvead võtmehetkedel ja vastane karistas ära. Täpselt see ongi see, et kui sa tahad sellistest mängudest midagi kätte saada, siis need individuaalsed eksimused tulebki viia miinimumi, ilmselt neid täitsa ära ei saa võtta, aga ilmselt tulebki sellest tasakaalust, et kui palju sa nüüd tahad palliga mängida, kui palju rünnakule minna, kui palju kaitsele keskenduda, et ma arvan, et selle tasakaalu otsimine, tasakaalu leidmine on ju kõige tähtsam, et see on need, kui sa lähed liiga uljalt rünnakule, siis need liinide vahed ja kaitsed lähevad lihtsalt laiali ja sealt need ka lõpuks ja karistused meile tulid. Ja tulete meelde praegust valiksarja. Eesti on läinud juhtima kõiki 3 kohtumist. Võõrsil Iisraeliga, võõrsil Moldovaga ja nüüd kodus Iisraeliga. Alati on mindud juhtima ja eduseisu hoidmine on alati hakanud tekitama probleeme. Moldova vastu lõpuks hoiti küll ära, aga Iisraeli vastu võõrsil vajuti ära ja nüüd kodus tegelikult, mida ka pärast mängu mainiti, et natukene liiga uljalt mängiti edasi. Et kui 1-0 eduseisus on äkki targem natukene hakatagi mängima alalhoidlikumalt, et mille pealt Iisrael 1-1 värav tuli. Baskotši Soomets tahtsid mängida sellist nagu ägedat rünnakule minekut, mis õnnestumise korral olekski olnud väga soodne rünnak. Aga 1-0 eduseisus äkki on see riskinivoo võiks olla madalam. Et aga seda õpib kahjuks vist ainult praktika käigus. Tähtis teema.
pressisektori vaataja saab nüüd väikese sissevaate ajalehe Postimees sisemisse töökorraldusse. Igal hommikul kell 10 toimub toimetuse juhtide koosolek igal argipäeva hommikul. Ja täna hommikul, kui lifti ees kogunesime, et sõita üles 5. korrusele, kus see koosolek toimub, siis üllatasin teisi toimetuse juhte lauldes Viva Ronaldo, running down the wing. Ehk et mis seal salata, oli äge nädal kõigile neile, kellele meeldib näha spordis igihaljaste säramist. Ja no Cristiano Ronaldo eelmine nädal seda suutis. Ja, ma arvan, et need on natuke sellised hetked nagu võib-olla, et kui seal nagu mingi sportlane pole mitte kunagi meeldinud, mõni selline superstaar, siis mingil hetkel sa nagu pead nagu mingi sümpaatia leidma, kui mingi sellised lood ja asjad nagu juhtuvad. Ja noh, Cristiano Ronaldost nagu sportlast, kellel on rohkem neid, kes teda ei salli, annab nagu otsida, oleme ausad. Aga lõpuks sul on nii palju neid fakte ja saavutusi, et sa oled sunnitud tema tegemisi ka nautima. Et ma lihtsalt nagu vaatasin huvi pärast mõned arvud ka üle, et kui siin eilses Portugali vastase üks tähti Jamal oli sündinud, siis selleks ajaks oli Ronaldo löönud Premier League'is juba 35 väravat ja koondis umbes 20, ehk siis põhimõtteliselt ta võiks olla Jamalile nagu isa eest. No 23 aasta panuse vahet. Et mängida, just nimelt, et Lamine Yamal sündis 2008, siis kui Cristiano Ronaldo mängis oma teist EM-finaalturniiri. Et 2004 ta ju alustas. Aga tõesti, Ronaldo püstitas siis eelmine nädal 2 korda maailma rekordid uuendas, nii koondise mängude kui koondise väravate osas, et esmalt poolfinaalis Saksamaaga ja siis finaalis Hispaaniaga. 221 koondise mängu, 138 väravat. Ja noh, see ja kusjuures nagu oli veel ka nüüd oluline see, et kui me meenutame näiteks ka seda eelmist MM-finaalturniiri, mis oli Kataris, siis seal oli Ronaldo natukene nagu selline ümmargune klots kandilises augus. No ta ei leidnud oma kohta. Aga praegu Roberto Martinez on suutnud panna Ronaldo kuidagi selle süsteemiga nagu klappima. Ta oli täiesti orgaaniline, ta ei hoidu võistkonda tagasi, ta ei kammitse. No, kuidas ta seal mängib praegu, sa näed jälginud, et mis rollis ta seal täpselt on, mida ta seal nagu... Ei, no ta on ründaja, ründaja ja nagu näitas 2 mängus järjest väga hea värava ninaga. Oli õigel ajal õiges kohas ja lõi ära enda võimalused. Eriti see eilses finaalis löödud värav, et see oli ikka nõudis sellist ründaja nahaalsust. Aga mul on tunne, et selle lisaks jälle nagu positsioonile ja taktikalise asjale, et seal on ka see, kuidagi on see vaimne balanss seal võistkonnas paigas. Et ikkagi see, kuidas ülejäänud mängijad tunnustavad seda, et Ronaldo võib mängida, kuigi objektiivselt võtta sportlikult on nii mõnigi temast üle, et ka see on paika saadud ja sellepärast see asi toimib. Aga kas Ronaldo ise ka lepib sellega, et ta on küll kõige kõlavam nimi, aga ta pole enam kindlasti parim jalgpallur väljakul, et kas ta ise on ka selle rolliga siis natuke kohanenud? Mul on tunne, et on, jaa. Jällegi, et ta minu meelest ta nagu tajub enda surelikust nüüd veidikene paremini kui mõned aastad tagasi ja oskab ka äkki enda võimeid täpsemalt hinnata. Väga huvitav tegelikult, kuidas see kaar, mida mööda Ronaldo sportlaskarjäär on läinud, et kuidas ta on jõudnud nüüd sinna punkti, kus ta praegu on. Ja veel huvitavam minu jaoks nüüd, et rahvuste liiga võideti ära, Hispaaniat penaltiseeres on ju, et kuidas ta nüüd ikkagi, ilmselgelt ta läheb järgmise aasta MM-ile, et eeldusele Portugal alagrupist läbi läheb, ilmselt ikka läheb on ju. Ilmselgelt Ronaldo on järgmise aasta MM-il kohal, et kuidas nad seal oma selle balansi paika saavad. Ja teine asi on see huvitav vaadata, kuidas Ronaldo hakkab selleks MM-iks valmistuma, millise klubi hooaja ta endale teeb. Praegu natukene, ta oli värske praegu, aga ta tuli Saudi Araabiast, kus ta mängis eelmised 2 hooaega. Et vahepeal, kui ta oma nendel viimastel Euroopa aastatel, ta ei olnud koondises alati äkki niivõrd hea finaalturniiridel. Et mine tea, millise klubi hooaja ta nüüd endale teeb, et see on huvitav vaadata. No et lõpuks ta võiks seal MM-il olla ju nii-öelda nagu mängiv treener, et ta ei pea alati kui platsil olema, aga oma see annab oma seda teadmist edasi, aga Ronaldo ilmselt tahab ikkagi platsil olla väravaid lüüa ka pidevalt. No see töö on tal tuttav 2016 EM-i finaalmängust on ju. Ja, aga tegelikult Ronaldo on nagu üks näide, et me võime rääkida, et sellised vanameistrid tekitavad imetlust, et tegelikult korvpallist võtame LeBron Jamesi praegu samamoodi, mängib oma pojaga koos, mängis hooaja samas klubis LA Lakersis, et ka tema on ju säärane ajastuid ületav sportlane. Jah, et nende võib-olla Ronaldo ja James ongi nagu 2 sellist mingis mõttes etaloni, et kui sa oma keha eest hoolitsed nagu algusest peale tipptasemel, sa oledki läbinisti professionaal kogu aeg, siis sa võidki 40+ ka veel mängida, et okei, see on kindlasti ka anomaalia mingil määral, et kõik, kes sama rada teevad, kindlasti sinna ei jõua, aga ütleme nii, et on nagu, see on mingisugune etalon ikkagi on olemas, jah. No näide, kuidas Ronaldo oma keha eest hoolitseb, on see 2021 jalgpalli EM,
kui tal oli seal mingisugune Coca-Cola pudel tema ette pandud pressikonverentsi laua peale, tõstis selle ära, ütles, et ei, vesi. mis oli, mäletad, hiljem oli Tokyo olümpial, see nagu tekitas selle omajagu veel selliseid teiste sportlaste seas reaktsioone, et jaa, vesi ja. Ja see oli nagu ikkagi suhtumise küsimus ja suhtumise näitamine. Et just, et mitte üks Coca-Cola, mis see teeb, Ronaldo mitte midagi ei tee, aga jah, sellised ja teine on see, et sellised vanad, halb öelda, ajastuid ületavad sportlased tekitavad ka sellist mõnusat sidet erinevate ajastute vahel, et praegu Ronaldo sellega, et ta praegu särab, tegelikult seob kokku 2000-ndate tippjalgpalli 2020-ndatega. Mina vaatasin ka 00-ndatel 10-ndatel jalgpalli. Ronaldo mängis siis, mängib ka praegu, aga paljud uued staarid on mulle võib-olla natuke tundmatud, aga tema nagu loob mingi silla küll. Ja eile trofee tõi esitluks välja Pepe, kes oli ka 2008 oli ka Portugali koondises, on ju, et selline asi. Aga LeBron James on samasugune näide ja teine see, et need kõige suuremad legendid ei kipu ka oskama ega tahtma selle spordist lahti lasta. Me rääksime saate algusest tennisest, et Novak Djokovic mängib ikka veel, miks ta peaks lõpetama, ta tunneb, et tal on veel variant võita. Eks sama on ka Ronaldol, sama on ka Lionel Messil, on ju. Et samamoodi LeBron James, ma arvan, et ta tunnetab varianti, et tal ikkagi on veel variant võita, on ju. Michael Schumacher tuli kunagi vorm 1 MM-sarja tagasi. Tõsi, siis tal enam võiduvarianti väga ei olnud, tal autot sellist ei olnud. Aga ikkagi see tõmbab neid kõige suuremaid talente, tõmbab sinna spordi juurde tagasi. Mingid fanatism seal hinges on, võtame kas või rallist ka Sebastiani Ogier ja lööb mõlemad ju. Kui lööb ei ole nüüd hiljuti sõitnud, aga sõitis ka seal 50-ndale lähenades, et see mingisugune asi neil hinges kripeldab kuskil. Või võtame Eesti jalgpallist Konstantin Vassiljevi, kes mängis ka ju 40-aastase nii koduses jalgpallis kaasa. Ja on see, et miks sa eest ära ei lähe, miks sa ei lõpet? Lükake ära siis eest, tehke paremini. Aga see on selliste suurte spordistaaride ja selliste ajastute üleste legendide puhul äge. Nädalavahetuse top. Ja nagu ikka kombeks pressisektori lõpetuseks ka põgus ülevaade spordisündmustest, mis meid ees ootavad. Heiko Rannula alustab kas karjääri kõige kaalukumat finaalseeriat? Seni kindlasti, ma arvan, jah. Aga samas see, mis ta Pärnuga ära võitis, see oli nagu läbimurre. Aga nüüd on uus läbimurre või? Nojah, ma arvan, et Rannula ja kõik Eesti korvpallisõbrad ikka vaatavad seda suurt pilti, et Eestis on tore võita, aga Euroopas on veel toredam. Mis ta šansid Poola kõrgliga finaalseeris on, kes tal vastas on? Vastas on Lublini meeskond, ütleme nii, et kogu see Poola liiga on nii võrdne, et seal on nagu raske öelda, kes on soosik, kes ei ole soosik, aga nii palju, kui Rannul jutust oli aru saada, siis tema sai pigem meeldima vastase, sest ta ei tahtnud Sopotit Reffeliga mängida mingil põhjusel, sest oli ebamugav, ehk siis ma arvan, et see variandid on täiesti 50-50. Ja mängitakse 4 võiduni väga tiheda graafikuga kus juures. Selles mõttes raju hooaeg Rannulal, et halvemal juhul 22 juuni on viimane finaal ja kui ma ei eksi, siis septembri keskpaigast juba hakkas ju, oli ikka 20 septembri sealkandis hakkas juba meistrite liiga kvalifikatsiooni mängima Kaleviga, ehk siis päris pikk hooaeg, ega siin puhkust palju ei tule ka. Ei tule jah, millal Eesti koondis koguneb juuli alguses hakatakse vaikselt testima ja nii-öelda kogunema. Loodame, et Heiko Rannula jaanipäeval saab 2 päeva rahulikult võtta, et selle on auga välja teeninud. Spordisündmustest veel, täna õhtul Eesti koondise MM valikmäng Norraga ja jalgpall kodus jätkub nädalavahetusel ka Premium-liigaga, kus keskne mäng muuseas Flora Paide, mis tuletab meelde, mis Paidega juhtus enne koondise pausi, kaotus Narva Transile, Flora on liider, väga huvitav ja intriigirohke kohtumine. Jalgpalli mängitakse meil veel, jah? Klubid MM tuleb kohe siia otsa, et... Mis päeval see algab? Küsib jalgpalli Järvela. See peaks olema, USA-s mängitakse siis ööl vastu pühapäeva meie ajärgi esimesed mängud ja ma ei tea, minu küsimus on see, et nagu, et paljuks ei lähe seda jalgpalli natuke. Tähendab, põhimõtteliselt ma arvan, et klubide MM kui võistlus, et sellel on nagu oma loogiline põhjus olemas. Aga see ajastus, ma saan aru, et miks tahavad korraldajad seda panna aasta enne koondiste MM-i. Nad saavad testida praegu natukene Ameerika Ühendriikide turgu, nad saavad Ameerika Ühendriikide turgu sisse sööta, testida korraldusasju, kõik nii. Aga samas loogiline hetk sellele oleks ikkagi just nimelt aasta pärast meeste koondiste MM-i, et meeste MM-iks saaksid koondislased selle vaba suve ette. Et siis oleks nagu kvaliteet parem. Mis puudutab seda, kes seda vaatama hakkab, ma arvan, et neid sõelmänge, kui kätte jõuavad, neid ikka vaadatakse, sellepärast ma ei tea, kui FC Barca ei mängi, Madridi Real läheb Manchester Cityga vastamisi näiteks, tegelikult on nagu veerandfinaalis midagi sellist. Ikka on huvitav ju tegelikult. On need mängijad motiveeritud ka praegu? Vaat seda, ma arvan, see selgub turniiri käigus, et kas nad mängivad nii, nagu mängis Portugal praegu rahvuste liigat.
oli väga motiveeritud. Või nad mängivad nagu mängis Prantsusmaa koondis, seda poolfinaali Hispaaniaga, mille nad kaotsid, kus oli comme ça, on ju. Et see sõltub konkreetsetest mängijatest. Vaatame huviga. Ja Formel 1 MM-sari jätkub ja vehklemise Euroopa meistrivõistlused tulevad ka veel nädalavahetusel, nii et sporti tehakse palju. Selline oli pressisektori 34. saade, saatejuhid olid Jarmo Jaagomägi ja Ott Järvela. Me oleme tagasi eetris järgmisel esmaspäeval. Tšau! Saadet toetab Pahv. Pressisektor.